Nüüd räägin ja näitan seda, mismoodi oleks võimalik tunnitegevust korraldada. Alustaks ehk kõige lihtsamast ja see on see, et lapsed võiksid välja lülitada sellisest alt ribalt, see on ka neil olemas, oma heli ja oma pildi. Heli välja lülitamine oleks mõistlik sellepärast, et ei tekiks igasuguseid imelikke kajasid, kas siis õpetaja või õpilase enda pool. Et sisse on lülitatud ainult see hääl, kes tõesti parasjagu peab rääkima. Ja teiseks võiks välja lülitada oma pildi. Ja see on hea sellepärast, et see õpetaja enda internet ei jookseks väga aeglaseks, sest kui tunni käigus on vaja peale Meeti veel mingit internetti kasutada, siis võib sellega juba raskusi hakata tekkima. No see on igaks juhuks, kui kellel on kiire internet, siis ei pruugi. Nii et kui vajutada nendele nuppudele, siis on mikrofon sees või väljas, punane näitab, et on väljas ja kui panna niimoodi, siis on ka õpetaja enda pilti võimalik ära korjata. Nii et vastavalt vajadusel õpetaja võtab kas siis enda hääle või pildi maha, kuigi seda vast ehk väga palju tarvis pole. Kuidas siis suhelda, kui õpilaste pilti ja häält ei ole? Selle jaoks on siin kirjaliku suhtluse vorm täiesti olemas, ehk chat, ja kõik näevad, mis siia kirjutatakse. Nii et õpilastelt küsimuste või tagasiside saamiseks soovitakse ehk seda kasutada, aga no ja seda, et ma nüüd seda näen, näitan siis siin, et siia kõrvale tekib kõigile. Kas on näha? Praegult ei ole, sest selles arvutis ei ole seda riba lahti. Võtan siit lahti, tuleb tere sinna ka ja vastan siit samuti. Nii, Margus 2 ütles tere ka siit poolt. See on siis vestluse osa. Ja ehk ka sellepärast oleks mõistlik, et õpilastel oleksid mõistlikud nimed, muidu ei saa täpselt aru, kes nüüd mingit sõna võtab. Veel tunni korraldusliku koole pealt saab teha seda, et kui õpilane ei saa või ei taha oma häält ise välja lülitada, siis õpetaja saab seda siit teha. Aga ta ei saa kui hääl on sisse või välja lülitatud õpilase poole pealt, siis ta seda teha ei saa. Et tema saab sisse või välja lülitada ainult nii-öelda enda poole pealt. Ja võib nüüd ka selline kole lugu juhtuda, et keegi muutub väga ülemeelikuks ja arvab, et ta on pigem tunnis kui kodus ja segab pildi, heli või tekstilobaga liialt palju teisi, siis ei jää kahjuks muud üle, kui see õpilane tunnist eemaldada. Seda saab nüüd siis, näitan veel üks kord, kui õpilase nime pealt noole peale vajutada, siis on võimalik ta tunnist eemaldada. Aga ma praegult ei eemalda, sest Margus 2 pilti oleks korraks veel vaja. Võib teha ka nüüd niimoodi, et õpilane joonistab näiteks midagi valmis ja näitab seda oma kaamerasse. Sellisel juhul peab ta kindlasti sisse lülitama enda poole pealt siis kaamera ja selleks, et teised seda näeksid, selleks peab nüüd õpetaja
panema selle õpilase pildi suurele ekraanile. Nii et ütleme, et Margus 2 tahab väga näidata oma ilusaid graafikuid. Nii, ta seal näitab. Tal on kaamera sisse lülitatud ja nüüd näitame tema graafikuid teistele ka. Nii, ja kui ei ole näha, ehk siis tuleb natukene paluda tal seda korrigeerida. Ja panen ise enda pildi tagasi. Ja kui on nüüd oma pildid õpilane ära näidanud, siis võib kaamera ka välja lülitada. Tunni korraldusliku seisukohalt on veel üks trikk, aga see töötab ainult inglise keele tunnis. Ja on olemas siin sellised lisavõimalused, rohkem valikuid, lülita sisse subtiitrid või lülita subtiitrid sisse. Lülitan sisse, räägin ja hakkavad tulema siin mingid siia alla serva imelik inglisekeelne tekst. Google'i Meet tunneb ära ainult inglise keelt ja vastavalt sellele ta siis trükib siia sõnu. Eesti keelest ei seda midagi aru ja tulevadki siis täielik mõttetu jura. But if I talk in English, it's pretty good text recognition. Nagu näha, ma olen sellega täitsa rahul. Inglise keele tunnis võib sellest isegi abi olla. I think that in English lesson this possibility is pretty good. Nii, aga tavalises eestikeelses tunnis ma kahtlustan, et see tekitab ainult segadust ja lülitan subtiitrid välja tagasi. Need ongi põhilised võimalused tunni haldamiseks. Järgmisena räägiks veel natukene tehnilistest võimalustest ja häälestamisvajadustest.